Tere, kallid õed ja vennad Kristuses, on rõõm tervitada teid tänasel kevadisel hommikul siit Tartu Maranata kogudusest ja tahan jagada teiega ühe julgustava mõtte, mis võiks meid ka selles tänases ajas, tänases hetkes, kus me rahvana ja kogudustena oleme, julgustada ja kinnitada. See sõnum, millest ma tahaks jagada, on kirjas Johannese evangeeliumi 4. peatükis ja me teame seda lugu kui Samaaria naise kohtumist Jeesusega. Ja ma loeks Jumala sõnas seda. Kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes, kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde, oli keskpäevaeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes sa oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt? Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kus sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile selle kaevu ning jõi ise sellest, samuti ta pojad ja kariloomad. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, jänuneb jälle. Aga kes joob vett, mida mina talle annan, ei jänune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma jänuneks enam ega peaks aina käima siia ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida teie ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messia, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõike. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Aamen. Ma lõpetan siinkohal, see tekst läheb veel edasi. Aga see mõte, mille juures ma täna tahaksin pikemalt peatuda, on selle sama loo 10. salm, kus Jeesus ütleb, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sinul ütleb, anna mulle juua.
nii nagu tänane päev ja tänane olukord, mille keskel me veel oleme, see piirab meie liikumist, see piirab meie kooskäimisi ja see piirab väga paljusi meie tegemisi ja toimetamisi ja selle läbi me oleme tihtilugu ka väga palju aega isekeskis. Ja vahest sellised muutused ja muudatused on need, mis on parajad väljakutsed meie jaoks. On inimesi, kes saavad muudatustega kergemini hakkama, aga on inimesi, kellele muudatused tekitavad suuri pingeid ja stressi. Me inimestena harjume ühtede rutiinidega. Nii on neid asju me harjunud tegema ja nii me teeme seda kogu aeg. Kuid tänane päev on toonud esile selle, et ei saa enam nii, nagu on olnud. Midagi peab muutuma. Millegiga tuleb teistmoodi hakkama saada. Ja vahest meile võib tunduda, et need olukorrad, mis esile tulevad, kuidagi moodi piiravad meid, kahandavad meid, takistavad meid. Aga ometi me võime läbi Jumala sõna ka näha, et sellised muudatused on tihtilugu hoopis uute võimaluste ja uute asjade avastamise ja leidmise aeg, kus Jumal tahab meile õpetada midagi palju enamat ja palju rohkemat. Mulle meenub see, kuidas kuskil aasta tagasi Jumal kõnetas meid kui kogudust ja rääkis meie vastu, et meil tuleb palvekoosolekul midagi muuta. Ja see, mida ta ütles, oli see, et meil tuleb õppida olema vaikselt tema ees. Tavaliselt palvekoosolekutel on aeg, kus me palume erinevate olukordade või asjade pärast, kus me otsime Jumalat ja hüüame tema poole. Ja nüüd korraga Jumal ütles, olge lihtsalt vait. Olge vaikselt minu ees. Ärge isegi vaikselt oma mõttes palvetage, vaid olge minu ees. Täna, kui sellest ajast on möödunud juba üle aasta, siis me võime tagantjärgi näha, kui palju selle olukorra ja selle muutuse läbi Jumal õpetas meid kuulma, tähele panema. Asju, kus me arvasime, et meie suhe on Jumalaga nii lähedane, kus me tunneme ja teame tema teid, oli Jumalal midagi palju enamat. Ja seesama kirjakoht ütleb, et kui sa vaid teaksid seda andi. Ma mõtlen selle peale ja ma näen, et Jumalal on soov anda meile palju enam, kui me seda oleme osanud paluda või otsida. Aga et see asi võiks esile tulla, Jumal soovib meie tähelepanu. Jumal soovib, et me õpiksime kuulma, õpiksime tähele panema. Ma mõtlen veel kord tagasi selle aja peale, kus me tõime selle muutuse oma palvekoosolekul esile, siis see oli meie jaoks üks paras väljakutse. Me inimesed, kes me oleme toimekad ja tegusad, meie kõige suurem väljakutse on mitte midagi teha. Lihtsalt olla vaikselt. Aga täna me vaatame tagasi ja ütleme tänu Jumalale, et sa
ütlesid meile seda, et sa õpetasid meile seda ja selle läbi me võisime avastada, kui palju rohkem sina, Jumal, tahad iseennast meile ilmutada, kui palju rohkem sina tahad meie eludesse tänasel päeval rääkida. Missugused annid, missugused kingid, missugused sõnumid ja asjad on sinul meie jaoks valmis pandud. Et me võiksime seda kõike vastu võtta. Nii et ka see tänane aeg, kus ühest küljest on meie liikumised piiratud, meie koguduse kooskäimised piiratud. Ei pea me kuidagimoodi nägema sellisena, et see kuidagi piirab ja kahandab minu võimalusi, minu vaimulikku kasvamist või edenemist, vaid pigem enam las see olla see aeg, mille keskel me õpime Jumalat isiklikult, lähedaselt tundma. Kus meie suhe oma loojaga, oma päästja, oma kuningasega saab nii lähedaseks, et me mõistame tema mõtteid, mõistame tema tahet meie elude jaoks, mida tema tahab meie eludes tänasel päeval esile tuua. Ka seesama lugu, kui me tuleme selle Samaaria naise loo juurde, siis ma tõstaksin mõned olulised punktid esile, mida me näeme, mida Jeesus tahtis selle naise läbi ka seal selles piirkonnas esile tuua. Me tihtilugu mõtleme, et Jeesus tahab või Jeesuse plaan olema ainult meie. Ja see on see, millega me oleme tihtilugu piiratud. Meie mõttemaailm ja meie tegevus väga tihti toimub väga minakeskselt. Meie endi ümber, meie endi vajadused. Ka see naine palus Jeesuselt, Jeesus, anna mulle seda vett, et mulle enam ei tuleks jänu, et ma ei peaks tulema siia kaevule, et ma ei peaks ammutama ja jälle kandma seda vett koju. Me ei tea täpselt, kui kaugel see linnast oli, aga ämbritega vee kandmine, see nõuab füüsilist pingutust. Ja naise mõtled, et ma saaks sellest vabaks. Aga Jeesus soovis midagi palju enamat. Ta soovis, et tema elu võiks saada täisväärtuslikuks. Tema elu võiks olla see elu, millest võib tunda rõõmu. Kui me loeme seda lugu edasi, siis me näeme, et see, kui Jumal meid kedagi õnnistab või meie läbi ja meile midagi annab, siis see ei piirdu ainult meiega, vaid selles loos see puudutas seda linna, see puudutas seda piirkonda, see puudutas nende inimeste elu, kellel ei olnud lootust. Korraga Jeesus tuli ja tõi sinna lootuse. Korraga Jeesus tuli ja kuulutas neile, et on midagi palju enamat. Et sa võid Jumalat kummardada tões ja vaimus. Sa võid omada seda osadust, mis hakkab tooma püha vaimu elu meie endi sisse ja meie läbi ka see võib jõuda teistele inimestele. On oluline mõista, et see, millisena meie näeme Jumalat olevat, milline on meie pilt Jumalast, määrab suures osas ära ka meie usuelu. Millisena või kellena
näed sina Jumalat täna? Kas sa näed seda piibli Jumalat, kes piibel kirjutab, kes on selle universumi looja, kes on sinu looja, kes on kõikvõimas, kõikjal viibiv, kelle käes on meelevald, kelle käes on elu ja surm, kelle käes on kõik. Või sa näed Jumalat, kes võib-olla saab mõne pisikese asjaga hakkama, aga suured asjad käivad üle jõu talle. Vahest me võime näha Jumalat, et võt selle inimese elus, jah, Jumal on tegev ja seal Jumal saab hakkama. Aga näed, minu elus või minu olukordadega Jumal ei saa hakkama. Need on liiga suured tema jaoks. Siis ma tahan siin ka selle kirjakoha läbi julgustada, et näha, et Jumal on vägev, tooma lahendusi igasse olukorda, tooma läbimurdeid igasse olukorda. Ei ole vahet, kas sinu jaoks on suur või väike, kas inimlikult on see võimalik või võimatu. Kui sa loed selle sama 4. peatüki lõpuni, siis see ei piirdunud ainult Jeesuse kohtumisega Samaaria naisega, vaid siin on ka üks imeline lugu, kuidas Jeesus sõna läbi tervendab lapse. Kui Jeesus ütleb, mine, su poeg elab. Seal oli olukord, kus kõik oli lootusetu. See laps oli suremas. Aga Jeesus sekkus sellesse olukorda ja ütles, mine, ta elab. Ma tahan täna siin samamoodi julgustada nende Jeesuse sõnadega. Kui sa vaid teaksid seda Jumala andi, kui sa vaid teaksid, mis Jumal on täna sinu jaoks valmis pannud, see kõige suurem and on see Jeesus Kristus, kelle läbi on lunastus, kelle läbi on pattude andeks andmine, kelle läbi on elu, seesama elav vesi, mis annab sinu elule ühe õitsengu, mis annab sinu elule väärtuse. Kui sa ka kevadisel ajal vaatad loodust ja sinna sajab selline soe kevadine vihm, siis sa võid näha, kuidas kõik loodus otse kui tärkab ellu, kus maa sees hakkavad põrsed välja tulema, kuidas puud hakkavad õitsema, kuidas elu hakkab voogama. Jumal ütleb, kui see elav vesi puudutab sind, see kastab sind, see täidab sind, siis see toob selle kevade sinu ellu tänasel päeval, tänases olukorras. Ei ole vahet, kas sa oled koos teistega või sa oled üksinda. Aga kui sa palud, Issand, anna mulle seda elavat vett. Et ma enam ei peaks jänunema, et ma ei peaks enam seda tühjust taga ajama. Siis Issand tahab anda sulle nii palju seda elavat vett, mille kohta ta ütleb, et see võib saada sinu sees veeallikaks, mis voolab välja. Kallis sõde ja vend, Jeesus tahab anda sulle nii, et sul on küllaldaselt seda elavat vett ja see elav vesi võib sinu kaudu voolata välja ja kasta teisi, puudutada teisi inimesi. Kui sina, kes sa täna vaatad ka seda ülekannet ja sa ei tunnegi, kes on Jeesus Kristus, siis ma kutsun siin üles sind tegema see lihtne palve, kutsuma see Jumala and oma ellu. Lihtsaste sõnadega ütle, Jeesus Kristus,
kui sa tõesti oled olemas, siis palun tule ja ilmuta mulle ennast. Palun tule ja saa osa minu elust, et ka mina võiksin kogeda ja saada seda elavat vett, mis kannab igavesse ellu. Kallid õed ja vennad, las need mõtted täna julgustada ja kinnitada sind, kus iganes aga ei ole. Leia see aeg, et kuulata, mida Jumal täna tahab sinu ellu anda. Et sa saaksid kätte selle anni. Et sa saaksid kätte selle, mis on parim sinu enda jaoks. Mitte selle, millest sina võib-olla isiklikult puudust tunned. Aga mis ei olegi nii oluline sinu jaoks. Vaid see, mis on tõeline vajadus sinule tänases päevas, tänases hetkes. Võta loe seda Samaaria naise lugu. Ja palu, issand, kõneta mind sellisel viisil, nii nagu sa kõnetasid seda naist seal kaevul, kus sa tulid ja tõid lootuse, kus sa tulid ja tõid läbi murde, kus sa tulid ja tõid igavese elu sinna paika, kus sa tulid ja tõid iseenese nende inimeste ellu. Issand, õnnistagu sind ja andku sulle täiel mõõdul seda elavat vett, mis kinnitab sind tänases olukorras sellisel viisil, et sina võiksid minna ja kinnitada teisi, kes on sinu lähedased, kes on sinu pere, kes on sinu töökaaslased. Olla see allikas nende jaoks tänasel päeval. Jeesuse nimel. Aamen.